Erki, ma ei saa aru, kas ta on nagu golfi mängiva, sa ei saa aru, see on käsipall. Nii, aga need on ka ju spordiliidud. Ei, see on õige spordisärk. Sinu enda nimeline. Opa! Nii, palun, pane selga. Vaata, kus on ettenägelikult kohe võetud see 3XL-i, kõik arvasid, et mul on hästi suur kõht. Okei, kas ma panen selle peale? Pane siia peale. Okei, ei hakka traumeerima vaatajaid. Ei, mitte seda, sest et pole hullu. Näed, sobib hästi. Nüüd ma tunnen ennast ikka juba poole sportlikumana, kui ma ennem olin. Ja, me oleme siis Rae käsipalli poistel külas ja tegemist on väga naksakate poistega, kes on tegelikult ka väga häid tulemusi saanud, nii et ma arvan, et väga põnev on panna nagu väljakutse esitada, eks ju, kas nemad versus meie või kuidas me võiksime seda teha? Nemad versus meie on üsna võimatu väljakutse, sest et ma tunnistan ausalt üles minu ainukene kokkupuute käsipalliga pärineb mõne aasta taguselt ja ega siis ma ka seda ei mänginud, vaid ma rohkem tegin seal nalja. No ja, aga tuleb, iga algus on raske. Ja. Nii et proovime täna siis järele. Teeme nii. Võiks öelda, et lausa professionaalne, poolprofessionaalne käsipallimängur on meil nii-öelda kätte saadud, et kohe alustatakse trenni. Millega alustatakse tavaliselt? No, me tavaliselt alustame ikka soojendusega, teeme soojaks, jookseme, et ikka mänguks valmis olla, et trennis mingit vigastusi jutuks. Siis vahepeal teeme mingi soojendusmänguga, võib-olla jalgpall, kossu, aga me teeme palju seinapanekut, et läbi mängu kõik. Mis on sinu jaoks näiteks käsipallis kõige vingem osa? Mulle väga meeldib see kontakt, et väga paljudes sportides näiteks kohe kui pihta lähed on ju mingi viga. Käsipallis ma saan teha seda kontakti, kohe puutuda ja näelda seda vead ära teha, et vaata, et ei juhtu väga midagi, et mulle see väga meeldib. Okei, no aga siis ma usaldan sind, Villu, et näitad siis meile, kuidas see mäng käib, sest et ma tunnistan sulle ausalt üles, et ega ma sellest käsipallist suurt nagu veel midagi ei jaga. No õnneks ma toian. Davai. Tule nüüd. See on see, et kõik hakkasid jooksma. Juba peab jooksma. Oot. Juba jäid. Vaata, see on mingi, vaata. See on üleastumine siis. Tead, mul on selles mõttes nagu hea meel, et treener pani muusika kõvasti käima, sest et ei ole kondi raginat kuulda. Praegu liigesed jooksab. Tead nagu vana see üks jalgvärav. Simo esimese harjutuse puhul jäi selline mulje, et mida halba oled sa teistele teinud, et nad hakkasid sind niimoodi palliga loopima, aga ma sain aru, see oli siis üks osa treeningust. Ja sina oled väravavaht. Mulle alati tundub, et väravavaht olla on nagu hästi keeruline, sest et see kuidagi on nagu kõige otsustavam mängija justkui oled just sina. Sinust sõltub nii palju. Ja sõltub küll, et pool mängu ongi, et kui ma kaitsen ära, siis on juba mängijatel ka hea. Ja, aga näed, sul on trennikaaslased on järjekorras, siin laseme ära teha. Aga miks sulle meeldib väravavaht olla? Miks sa ei taha olla see nii-öelda tavamängija, kes siis jookseb ja loobib? Ma ei tea, minu arust on niimoodi, et nagu kõik, väga paljusid on mängijaid, aga väravavaht on vähem. Nad on väga lähedal sulle ja ega nagu tagasi nad ei hoia isegi siin treeningus, kui nad siin palliga viskavad. Mis su peas sel hetkel läbi käib, kui sa näed, et ta on mul siin ju 2 meetri kaugusel ja juba viskab palliga? Aga midagi ei ole, et tulebki ära kaitsta lihtsalt, et mõtled, jah. Esimene tähtis ülesanne. Alustan sellest, et söödan sinna, ise jooksen vabaks, saan palli kätte, 3 sammu õhus pean viskama. No vaata. Jooks oli ju! Jõuad. 2, 3 ja! No näed. Anna andeks. Nii ebaaus tundub lastega niimoodi mängida. Ja noh, ja vaata, tegelikult eksivad need, kes ütlevad, et tänapäeva noored on nagu sellised, tead, tahavad ainult seal oma nutiseadmes olla kogu aeg ja ei taha kellegiga väga suhelda, veel vähem tahavad võib-olla sellist sotsiaalset kontakti. Siin putid ise ütlevad ka, et selles mängus on see füüsiline kontakt on üks selline asi, mis nagu paneb nendel silma rohkem särama. Et natuke nagu sükest nagu müramist ka ikka. Ja, neil omavaheline, vaata see keemia on nagu nii hea, et ta ongi selline kamp sõpru, veedavad siin 1,5 tundi hästi aega. Mingit rivaalitsemist üldse ei ole, nagu sa tähele paned.
me nüüd moodustame 2 võistkonda ja ülesandeks saab olla siis palli üleviimine ja 6 meetri alasse paigutamine. Panemine jah, ja me oleme kaptenid, me peame endale nüüd valima, kes esimesena alustab, selgitab meil välja. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Mina alustan esimesena, sest mul oli kivi. Käärid lähevad katki kiviga. Nii, ja nüüd ma valin siis vasakult 5. Siis mina võtan nüüd siit poolt 4. Mina võtan siit poolt 2. Kas meil on hea võistkond praegu või? Oo, meil on hea võistkond. Õige! Pane maha! Kas sa said aru, et see on see kant, kus pidi hästi palju võis kallistada, särgist kinni hoida? Kuule, mis? Nii, kus on minu mees? Tapsime Liisi ära. See oli viga, ei olnud või? Ei, see oli lubatud. Sa ei pea nii tõsiselt võtma, see on trenn. Kauri ja Robert, meil on nüüd pool trenni selja taga. No mis te arvate, kuidas meil Erkiga läheb? Päris hästi, ma arvan. Nojah, päris hästi. No aga kust jääb vajaka? Mida me peaksime arendama rohkem? Petted pigem. Aha. No ja jala liikumine ja jah. Me oleme natuke sellised aeglased, jah? Jõudu võiks ka nagu on, jah, meil on jõudu vähe, me lihtsalt on natuke... Seda viskejõudu pigem. Okei, ma mõtlesin lihtsalt nagu, et kuidagi sellist agressiivsust võib-olla, mis teil ka mängus nagu on. Aga päris lootusetu ei ole, jah? Ei ole. Ja see on ikka korralikult selline tugev füüsiline trenn, et me oleme olnud siin, ma ei tea, 40 minutit, et ega me Erkiga siin kogu aeg püüdsime leida seda momenti, et läheme ja istume pingi peale. Te ka ikka vahepeal ära väsite see? No vahepeal ikka, sellepärast ongi joogipausid. Kuidas teil võistlustel läheb? No võistlustel läheb hästi. No ilma karikata ikka ei tule koju, ma arvan. Ongi nii iga kord, jah? No alati ikka medale. Poodiumil oleme. Edu? Jah. Jookse kes? Hapa! Praegu on oluline see, et meie kui saatejuhid peame kindlasti ka palli puutuma. Siis ma vaatan, et Erki seisab kogu aeg ühe koha peal, näed, seisan siin alguses, nüüd annan hopp ja nüüd poisid saavad minna ise lõpuni realiseerida. Et selles mõttes ongi oluline, et ei peagi raklema, aga mõtled kaasa. No, mis juhtus? Ei saanud palli. Näed, hopp. Noh, Liis, kätekõverdused. Võit tuli meile. Mäng hakkas paremaks minema hetkest, mil ma tulin väljakult ära. Kuidas? Jaa, kuidas siis? Tüdrukud teevadki põlvede peal, jah? Kuidas sa teeks? No, 1, 2, väga tubli. 3, Sina teeks ikka nii. 5. Üks. Oota, aga mis ma pean tegema? Me võitsime. Kurat, ikka loll. Päris ka. Läks. See tuleb ka siia spordisaali, olles varem mitte käsipalli käes hoidnud. Vaata, kuidas sa viskasid. Respekt, sõber. Aitäh.
ma arvan, et see oli täna oli see retrokraad õige. Ma saan aru, sa tahad saadet lõpetada, et lihtsalt... Ei, no tegelikult uskumatult kiiresti on järjekordselt läinud 1,5 tundi. Ja nagu juba on heaks traditsiooniks meil saanud, siis tõesti me nendime seda fakti, et heas seltskonnas ja toredaid tegevusi tehes aeg lendab linnutiivul ja me kohtume järgmisel laupäeval. Ja, nii et kui tahad, et me tuleme ka sinu juurde külla, kirjuta meile Instagrami. Head laupäeva! Tahaks puhata!